Tere hommikust kõigile külastajatele, tere hommikust esimesele paneelile. Mul on suur hea meel avada tänane Rohetiigri ala, mille nimi tegelikult on rohekoostöö ala. Ja see on nii huvitav, ma täna hommikul just mõtlesin, et käes on 8. august ja me oleme arvatavasti umbes detsembri keskpaigast peale teadnud, et 8. august kell 12.30 me oleme Paides, me oleme siin, me oleme lava üles ehitanud ja kogu aeg see tundus nii kaugel. Ja nüüd on see 8. august käes ja 5. korda me teeme seda ala siin täna ja mul on rõõm, et päike paistab, loodetavasti lähevad kõik vihmapilved päeval mööda, me saame seda kõike nautida, mis siin toimub ja see, mis laval hakkab toimuma, ma näen juba energiliselt silvad säravad rahval, nii et olge valmis kuulama, olge valmis kaasa elama, küsimusi küsima ja olge valmis ka selleks, et te võite ennast jälgida otse-eetris, sest me anname otseülekandena täna kõigile teada, mis laval toimub terve päeva jooksul ja seda on ka kõike võimalik järele vaadata, nii et saate ka järele vaadata. Ja võib-olla teen reklaami ühele asjale, mis meil toimub täna õhtul kella 8-st kella 4-ni öösel. Siin samal laval toimub ööunistamine. Nii et kõik, kes on päev läbi käinud, hänginud, vaadanud, ennast tarkusega laadinud, siis tulge öösel siia ja öelge, et mis on teie unistus, milline võiks olla Eesti aastal 2050, milline võiks meie kõigi ühine ruum olla ja milline igaühe enda unistus selles ruumis on. Aga hetkel siis ilusat päeva ja laval olijatele head mõttelendu. Ja aitäh selle sissejuhatuse eest. Tervitan teid kõiki siin rohekoostöö alal ja paneeli pealkiri on Millist väliruumi ootame oma linnadesse ja selle korraldajad on siis sihtasutus Rohetiiger ja Life Tartu Roheringi projekt. Minu nimi on Riia Ränisoo, mina olen Tartu Roheringi projekti juht ja nüüd tahaksingi tutvustada meie tänaseid külalisi, kes istuvad laval. Kõigepealt on meil esimene panelist, kes on hariduselt arhitekt ja linnaplaneerija. Ta on tegev nii avalikus sektoris, erasektoris kui ka vabakonnas olnud ja praegu kureerib Tartu abilinnapeana 2 aastat ruumiloome valdkondi Elo Kiivet. Järgmine panelist on hariduselt muinsuskaitse ja linnakorraldaja. Ta on töötanud riigisektoris ja ka vabaühendustes ja tal on kohe täis saamas 4 aastat Tallinna abilinnapea ametis, Tallinna linnaplaneerimise ja linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus. Järgmine panelist on õppinud ehitust ja ärijuhtimist, on olnud valdkonnas tegev üle 20 aasta. Lisaks Eestile on tal kogemusi ka Soomest, Rootsist, USA-st ja Lätist. Ettevõte on tegutsenud või tegutseb praegu Eestis, Lätis nii kinnisvara kui ka elamuarenduses ja on turgudel üks suuremaid arendajad. Kaamas kinnisvara juht Taimo Murer. Meie järgmine panelist on globaalse haardega maastikuarhitekt, kes on õppinud Londonis, tegutsenud Vahemeremaades, Lähis-Idas ja Aasias. Viimased 4 aastat on töötanud Taju ruumis, volitatud maastikuarhitekt Remi Kübar. Tere ja tere ka kõigile meie publiku alainimestele. Ja soojenduseks ma tahaks küsida lavalistuvatelt inimestelt ühe sellise küsimuse, et kas te kirjeldaksite ühte sellist kogemust elurikka linnast, kas Eestist või mujalt seoses teie tööga või lihtsalt turistina olete kuskil käinud või oma kodulinnast. Et Elo võib-olla alustab siit. Kogemusi on palju. Ma arvan, et Tartus on kõige põnevam see, et mina linnavalitsuse esindajana saan kogemusi mõlemast äärest. Saan vaimustavaid kilkeid, et nii äge, Tartu on nii ilus, siin on nii palju nagu sellist teistmoodi asja. Ja siis saan väga pahaseid märkusi ka, et mis siin toimub, et miks on kõik hooldamata ja kas on bensiin otsas. Ehk siis see on siis see, mida ma väljaspoolt saan, aga võib-olla minu kõige sellisem viimasem kogemus, mis mind üllatas hästi positiivselt oli, käisime Poolas ja väike linn nimega Łódź
siis seal oli väga-väga vinged sellised tänavahaljastus ja ma vaatasin ja me olime kolleegiga, kes siis pildistasime ja kadestasime ja mõtlesime, et tahame Eestisse ka, sest meie tänavahaljastus kipub olema kahetasandiline, et kas on selline väga madal muru, ma mõtlen tänava nagu sõidutee ja kõnnitee kõrval või siis puu, aga seal oli sellist hästi palju lopsakust ja me proovisime neid kõiki taimi pildistada ja et hakata seda kopeerima. Ja see efekt oli täiesti teistsugune seal tänaval liikudes. Aitäh, Helo. Palun siis järgmise. Järjekorras, hästi. Ja, et kogemusi erinevates maailmajagudes võib tuua või neid näiteid muidugi väga erinevaid, aga võib-olla jään pigem lähipiirkonda ja viimane selline hea emotsioon tekkis Saksamaal Berliinis, kui me käisime tiimiga samuti nii-öelda arendustega tutvumas ja inspiratsiooni saamas ja see on selline regulaarne inspiratsioonireiside tsükkel meil erinevatesse kohtadesse ja mis oli üllatav mõnevõrra oli see, et Berliinis väga palju tähelepanu pööratakse just nii-öelda siseõue haljastamisele ja mitmetasandilisele haljastamisele. Et need siseõued ei ole üleüldse mitte suured, majade omavahelised vahed on tegelikult küllaltki väiksed. Ja justkui selle kõrghaljastuse ja liigendatud haljastusega tekitatakse sinna täpselt selline tunne, et see sisehoov on tegelikult väga suur. Ja sellist nii-öelda muruplatsi või pinda, mis on olnud tegelikult ju läänemaailmas selline mõnevõrra nagu staatuse näitaja, et kui suur muruplats mul on kodus, siis seda ägedam on. Et siis seal on nagu teistmoodi lähenemine ja sellele vastukaaluks, et kui meie paneme hästi palju rõhku arenduses sellise välise hoone ilu peale ja fassaadi ja arhitektuuri peale, siis seal nende näidete puhul oli just niimoodi, et tänavapoolne fassaad ja arhitektuur oli ülilihtne. Isegi ma arvan, et meie klient ei eelistaks sellist niivõrd, aga siseõu seevastu oli väga mitmekesiselt ja liigendatult haljastatud. Kõik nii-öelda terrassid ja rõdud olid suunatud ja väga kompaktselt, nii et see oli selline erinevus meiega kindlasti või siis Eesti ja Lätiga. Minu viimane elurikkuse, ütleme haljastuse mitmekesisuse väga üllatavalt hea või positiivne kogemus tuleb väga lähedalt, see on Keilast. Käisin vaatamas Keila lauluväljakut, mis siis tehti eelmine aasta. Ja nüüd see aasta haljastusega on see, et see võtab natuke aega, et ta nagu sisse kasvaks. Ja see oli tõesti tohutu sihuke ühesõnaga niit, mis seal lauluväljakul oli, kuigi lauluväljak ise on betoonist. Aga väga nutikalt oli seal ära kasutatud natuke sama, millest eelkõneleja rääkis. Et küll mitte sisehoovi, aga katuseid. Ehk et kogu see katusemaastik on sul tegelikult, kui sa teiselt poolt vaatad, siis on see niit. Ja mis mulle väga selle juures veel meeldis, oli see, et seal oli kasutatud ka igasugused söödavaid taimi. Et meie näiteks mul oli siis bioloogist ämm kaasas, koos lastega käisime seal. Ja siis avastasime, mina ise poleks isegi teadnud, sellise taime nagu liivakirss, mida saab süüa, maitsvad marjad. Siis olime selles linna haljastuses ja muudkui sõime neid kirsse. Et minu arust on see väga hea näide ja mida me Tallinnas proovime ka tuua just nimelt söödavaid taimi rohkem linna. Loomulikult tuleb, kui on ikkagi õun või salat, oleks hea enne ära pesta, aga seal Keilas ta oli seal kuidagi niimoodi nii-öelda hoovialade vahepeal ka. Et minu arust väga tore lisandus on või just see, et see haljastuse mitmekesisus ja just, et ta kuidagi näitaks ka, me kogu aeg räägime seda, et tuleb lastele näidata seda, et kust tuleb piim ja kust tulevad, ma ei tea, õunad. Et see, et kui me mõtleme selles kontekstis linnahaljastusele, see peaks olema esimene koht, kus me saame seda ka näidata. Aga mille üle mulle väga hea meel on ka Tallinna kontekstis lihtsalt, et me oleme viimastel aastatel võtnud siis ette selle, et suurendada
vettimava pinnase osakaalu ja linna haljastust ja just nimelt seda nii-öelda kolmandat puuduvat tasandit, millest rääkis Elo, ehk et meil väga põõsaid ei ole. et me oleme väga palju võtnud ette just selliseid tühje asfaltplatse, kasutuid ka liikluspindu, näiteks mingid eraldussaared ja sinna seda haljastust toonud, et sageli ei ole küsimus selles, et meil oleks liiga vähe ruumi linnas ja eriti Tallinnas mitte, aga me lihtsalt oleme seda ütlemata rumalalt seni kasutanud. ja nüüd lemmik selline väike platsikene on Euroopa kooli vastas Tehnika tänaval. mina lihtsalt, mu laste koolitee käib selle kaudu, sellepärast ma seda kohta tunnen väga hästi. seal tõesti oli liiklusohtlik olukord pluss kole asfaltplats. nüüd on selle asemel, seal on säilitatud nii üks parkimiskoht on ju, aga seal on ka väga ilusat haljastust ja ka linnavalitsuse ette viimaks on jõudnud üks eriti tobe siukene, nagu seal on 2 suunda Vabaduse väljakul ja siis kes sealt üle käivad, teavad ja sinna nüüd on tehtud selline ka, et sinna on just eritasandilist sellist haljastust pandud, et mul on väga hea meel, et me Tallinnas oleme ka mitte ainult nüüd mõelnud sellest, et nii võiks teha, vaid tegelikult hakanud ka sellega toimetama, et ma arvan, et haljastuse nutikas kasutamine on see, millele me lähiaastatel peame kõige rohkem tähelepanu pöörama. Võtaks jutu otsa edasi, kus Madlen nagu alustas, et mul olid suhteliselt samad mõtted, kuna ma töötan suhteliselt seal lähedal, Vabadusväljaku lähedal, et need haljassaared, mis hakkasid silma paistma kohe, eriti just sel kevadel, et kus nad eriti selliseks vohavaks ja lopsakaks muutuks ja linnaruumi ilmselgem nagu muutusi tõi. Aga üldiselt mul on maastikuarhitektina väga raske nagu midagi konkreetselt nagu eriti nagu välja tuua, kuna neid näiteid on lihtsalt nii palju. Et nii Eestis kui ütleme alustades kureeritud elurikkuse tegemistest Tartus, kui ka positiivsest suundadest Tallinna linnas, kui minnes siis tänavaruumi heade näidetini, mis on lisaks Vana-Kalamaja tänavale on meil nüüd ka Supeluse tänav näiteks, enne seda Roosi tänav Tartus. Et neid näiteid on tegelikult palju ja maastikuarhitektina elurikkus on küll oluline teema, aga ma natuke tõrgun seda nii-öelda üldisest potist välja võtta. Et mina nüüd erialaselt vaatan ruumi kui tervikut ja seda proportsioone, sinna juurde tulevad ka liikuvuse teemad ja üldiselt disainiteemad ja roheteemad on üks väga oluline osa seal, aga mitte ainuke. Et väga tore, et sellele muidugi tähelepanu pööratakse. Ja ma tahaks siia lõpetuseks jagada ühte enda elurikka ruumi kogemust ka ja see on pärit laulupeolt. Nimelt minu laps ööbis Õismäe Vene Lütseumis ja ma käisin seal alal ja imetlesin kõike seda, mis nad seal teinud on. Ja järgmisel päeval, kui ma nägin tüdrukuid rongkäigus, olid neil kõigil pärjad peas. Punkt. Linnahaljastuse pärjad, ma saan aru. Kooliaia pärjad. Tervitused siis Vene Lütseumile ja aitäh pärgade eest. Nii, aga lähme siis edasi natukene nagu täpsemate küsimustega. Et ma läks kohe niimoodi nagu sellise, kuidas öelda, väga terava küsimusega edasi, et kui meil linnad ja tiheasustusalad kõik laienevad looduse arvelt, et nendes paikades on elurikkus olemas. Ja siis, kui sinna planeeritakse ja arendatakse elamualasid, et kas on selline võimalus, et sinna ei pea hakkama ühel hetkel loodust mitte tagasi tooma, vaid et seda loodust saab seal maksimaalselt säilitada. Ja kui see on keeruline teema, siis mis selle teeb väga keeruliseks, et ei peaks hakkama seda nii-öelda nullist uuesti haljastama. Et võib-olla Remi tahab alustada. Iseenesest võiks olla nagu iseenesest mõistetav, eks. et juba 60-ndatel rääkis Šoti maastikuarhitekt Ian McHugh sellest, kuidas meie elukeskkonna planeerimine peab alguse saama maastikust, mitte vastupidi, et kus ei tule see nii-öelda, kus see nii-öelda see ühikute hulk, mis sa sinna krundi ära pead panema, tuleb nagu hiljem, ühesõnaga.
et ennem tehakse korraliku maastikuanalüüs ja seal on maastikuarhitektide roll väga nagu esmane, oluline ja seda minu meelest väga suures ulatuses Eestis ei ole veel tehtud või vähemalt see on lapse kingades, et kui nüüd elamuarendusest üldiselt rääkida, siis minu meelest on vähemalt viimase 10 aasta jooksul toimunud selline kerge kvalitatiivne hüpe. Et on juba täiesti kuidas öelda, läänelikke arendusi meil Eestis olemas, kus ka väliruum on korralikult läbi projekteeritud ja on kõigi nende aspektidega nagu arvestatud, mis kaasaegses elukeskkonnas nagu olulised on tegelikult. Aga mis järjekorras seda peaks tegema, et siis ma tean, kellele ma järgmisena sõna annan, et kas need nii-öelda algideed või see mõte peaks tulema omavalitsusest või peaks see tulema inimestelt, kes sinna potentsiaalselt kinnisvara ostavad või arendajalt? No võin üldist pilti rääkida, et kes eriala inimene võib-olla ei ole, et meil on hulk seadusakte, planeeringu tasemeid, mis eelnevad sellele, enne kui üldse kopp maasse läheb või üldse, kui kasvõi projekteerimistingimusi hakatakse ette valmistama, et jah, Madle, soovid lisada? Ma arvan, et see valmisolek selliselt või nii-öelda elurikkust hoida või ütleme loodust väärtustada, et see peab olema kõigil osapooltel. Ja siin, kui ma räägin isegi linna planeerimisest, siis see peab olema nii omavalitsusel, nii arendajal kui ka tegelikult linna kodanikul. Ja selles mõttes täiesti nõus, et minu arust ka viimastel aastatel on see olukord väga palju muutunud. Et nii linnakodanikud, kuigi mööndustega, see elotatud näide, et tõesti ka mina igapäevaselt kohtun inimestega, kes ütlevad, et palun niitke rohkem. Ja kohati tulebki niita, see ei ole ka, ongi, et sellel mündil on nagu väga palju mitmeid külgi. Aga ma näen ka tõesti nii linnakodanike kui ka arendajate, aga ka linna enda poolt tegelikult viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud valmisolekut, aga kasvavat teadlikkust linna loodusega tegeleda. Et ma ütlen, kui ma omavalitsust tunnen kõige paremini, ma võin täitsa öelda, et tegelikult veel mõned aastad tagasi meil ei olnud tegelikult linnasüsteemis inimesi, kes oskaksid üldse selle sinu küsimuse valguses mõelda. Et pigem oli ikkagi see, et kuskile tuleb asendusistutus on ju ja me tegelikult täpselt ei tea ka, et kuhu ja kuidas asendusistutus või mida üldse et peab tegema, aga kuidas, küll see kunagi kujuneb. Et tegelikult alles praegu meist linnas on saanud ja see protsess on veel, meil on veel päris pikk tee käia selliselt, et me oskaks tõesti ka näiteks planeeringutes siis ette näha seda, et millist haljastust võiks ja saaks hoida. Mul on hea meel sellele, et tõesti paljud arendajad tegelikult mõtlevad samas suunas. Aga ka nemad ei saa üksi midagi teha, peab ka tõesti linn peab ka, me peame samas taktis mõtlema. Ning et kui see lõpuks siis valmis saab, et tõesti oleks ka neid, kes nii-öelda linnakodanikke või inimesi, kes soovivad selles keskkonnas elada, et see esimene emotsioon ei oleks see, et aga mis padrikud on meile siin olete ehitanud, on ju. Aga ka see on muutumas ja ma näen seda, et kuidas sellise järjepideva rääkimisega ja millest tõesti Tartu kureeritud elurikkuse naiskond on suurepärase töö ära teinud, et kuidas me ka selles vallas oleme väga palju edasi läinud. Ja ma täiendan siit nii, et me kõik ju elame kuskil ja oleme elanikud, seega ma usun, et vähemalt enamus hindab sellist looduslähedast ja naturaalset elukeskkonda. Kui nüüd mõelda sellest, et kas oleks võimalik säilitada seda olemasolevat loodust maksimaalselt ja kes või kuidapidi see protsess peaks käima, siis sellel on ju väga lihtne vastus olemas. Et nendest samadest planeeringu etappidest, millele on viidatud, on üldplaneering see koht, kus määratletakse ära erinevad rohekoridorid või teemaplaneeringud ehk siis üldplaneering, teemaplaneering on see etapp, kuhu võib kaasata
täpselt nii palju maastikuarhitekte ja looduskaitsespetsialiste ja kõike neid, kes selle teemaga professionaalselt igapäevaselt tegelevad. Ja olen ka sellega nõus, et järgmistes etappides ei saa see huvi selle säilitamise osas kuhugi kaduda, kuid järgmistes etappides see selgelt tekitab juba probleeme, kui sellega ei ole tegeletud eelnevases etapis. Ja see tähendabki seda, et kui teemaplaneering või üldplaneering on puudu või on see vana, aegunud või mis iganes probleem seal on ja detailplaneeringu menetlusel me püüame hakata lahendama ka üldplaneeringuga lahendavaid küsimusi, siis selle tulemuseks on see, et detailplaneeringu menetlused venivad tohutult pikaks. Kui detailplaneeringu menetlus venib tohutult pikaks, siis see muutub väga kulukaks. Kui see muutub väga kulukaks, siis see tõstab toote hinda ja suur probleem täna Tallinnas ja tegelikult ka Riias on hinnatundlikkus suur, on see, et meie valmis uued kodud ei ole enam nii taskukohased, kui need võiks olla. Aga otsene vastus sellele küsimusele on see, et õige järjekord on nii. Üldplaneering ja teemaplaneering on see, kus määratletakse ära põhiline, siis nagu ma ütlesin, rohekoridorid ja muu selline kooslus ja detailplaneeringuga menetletakse juba konkreetse kinnistu või kinnistute grupi poolt ja seal on juba detailsemaste, kus osaleb samuti maastikuarhitekt juba arhitektuurikonkursi raames, kus siis ju tegelikult omavalitsus ja arendaja teevad väga tihedat koostööd. Nii et selline oleks minu nägemus. Ja üldjoontes täpselt nii see olema peaks, sellepärast et Eestis ruumiloome on üsna hierarhiline. See tähendab seda, et see algab tõesti kõige suurematest planeeringutest, läheb väiksemateks planeeringuteks, läheb ehitusprojektiks ja läheb ehitamiseks ja läheb elamiseks. Ma tooksin need viimased etapid sellepärast mängu, et nendest eelnevatest me tõesti rääkisime, et mulle endale tundub, et kõige lihtsam on tagada kvaliteeti üldplaneeringuga. Selles mõttes kõige lihtsam, see on professionaalide tehtud dokument, see on piisavalt üldine, see on piisavalt suure skaalaga ja seal on üksmeelt leida lihtne. Mida lähemale me läheme inimesele, mida lähemale me läheme sellele nii-öelda lõplikule elamisele ja sellele ehitamisele, seda keerulisemaks minu hinnangul selle nii-öelda üleval tasandil kokku lepitud kvaliteedi säilitamine läheb. Ja seletan seda selle näitega, et me oleme avastanud linnast päris palju selliseid kohti, kus on olnud väga head planeeringud. Ja planeeringud kehtestatakse ära selliste väärtustega, mis siis võiks just nimelt seda nii-öelda elurikkust ja haljastust ja tervislikku rohelist keskkonda, mitmekesisust, kõike seda toetab. Ja üks hetk jõuab meie lauale ehitusprojekt, mis ka veel on selline, nagu seal planeeringus on kokku lepitud. Aga mingi hetk, kui kas jõuab meie lauale kasutusluba või jõuab meie lauale mingi muusugune protsess, mille käigus avastatakse, et see varem kokku lepitud asi on tegelikult sealt kinnistult kadunud. Puud on maha võetud ja sinna on siis tekitatud selline, üks näide lihtsalt Tartu lähedal oligi see, et oli niisugune metsane ala, kus siis olid hästi täpselt nende puude vahele määratud pisikesed majade jaoks hoonestusalad. Aga et säilitada selline metsane teistsugune keskkond. Aga sellel hetkel, kui ehitusjärelevalve sinna jõudis, oli see mulje selline pigem põlluarenduse laadne, et lagedad, tühjad krundid ja suured majad. Ja siin ma näen nagu kahte probleemi, et üks probleem on kõige ilmsem on see, et küsimus, et kas inimene ostis endale kodu õigesse kohta. Et võib-olla ta ei tahtnud üldse seal elada, kus ta üks hetk avastas ennast elamast. Ehk siis, et see on selline tähelepanelikkus, et valida, kuhu ma oma kodu loon.
aga teine asi on palju keerulisem, on seesama teadlikkus, mida Madle ka mainis, et me näeme, et see teadlikkus kasvab. me näeme, et see teadlikkus kasvab nii planeerijate, nii arhitektide, nii arendajate seas ja elanike seas ja tasapisi ka ehitajate seas. Ja see viimase märksõna ma toon siia sellepärast mängu, et mulle vahepeal tundub, et see on ka nagu natuke tehniline küsimus. Et kui küsimus oli selles, et miks me üldse midagi ära võtame, et pärast tagasi panna. Aga vahepeal mulle tundub, et tehniliselt on lihtsam ta ära võtta, ehitusprotsess või selle platsi korraldus või mis iganes sellised põhjused. Ja tegelikult selle juures on ka see harjumuspärasus, et me oleme nii teinud, me oskame seda meile õpetatakse ja et me saame ju pärast seda korrigeerida. Ehk siis, et siin on tegelikult neid tasandeid tohutult palju, kes peaksid kõik selle ühe nimel, eesmärgi nimel töötama. Ja arusaadav on ka see, et nad kõik korraga niimoodi nipsust ei hakka seda tegema, aga kuigi võiksid, eks ju. Aga tasapisi mul on tunne, et kui kõik tasandid seda küsivad ja oskavad küsida, oskavad märgata, siis see asi liigub, et teie ju samamoodi, et kui mina tulen ja tellin, et ma tahan sellist, kui ma küsin liialdan, aga sellist võsas elada, et siis te ju teete mulle võsa. Nii pidi ta käib, ja siis, aga mina endale veel. Sa maksad selle eest veel väga kallist hinda lõpuks. Absoluutselt, saan ikkagi kureeritud võsa. Aga mida ma ise olen omavalitsuse vaates just mõtisklenud kõige rohkem, et kuidas tagada seda, et see seal kõige lõpus ära ei kaoks. Sellepärast, et üks hetk, kus algab see elu, seal ei ole enam vaja lubasid, seal ei ole vaja enam erialaeksperte, inimene on oma kodus. Et siis kuidas seda nii hoolega võideldud ja tõestatud seda kvaliteeti seal säilitada, et see on see, kus ta kipub kaduma kõige nagu kergemalt või nagu märkamatult. Ma arvan, üks võib-olla lahendus on see, et tuleb tõsta lihtsalt maastikultuuri kvaliteeti. Et inimesed, kes reaalselt selle kodu ostavad, neil kohe tekib selle identiteeditunne. Ehk nad ei hakkagi mõtlema selle peale, et nüüd tahame puhtaks ja niimoodi nagu mina tahan, on ju. Et see mõte nagu eos kuidagi välistada. See on idealistlik jutt natuke, ma saan aru, on ju. Aga olles ise elanud sellistes arendustes, kus on nagu põhjalikult läbi projekteeritud maastikultuur, näen ma seda, et see on võimalik ja ilmselt on ka võib-olla see konkreetne arendus, kus mina elasin, seal oli peaaegu 100 korterit ümberringi, eks. Et seal võib-olla see kogukond ei suudagi, nad lepivad sellega, et selline lahendus on võib-olla, et võib-olla Eestis väiksemate arenduste puhul, kui sul on seal 5-6 inimest, kes seda nii-öelda otsustusprotsesse nagu teevad, et sel juhul võib-olla see mõte, et nagu teeme midagi muud ja on kergem tulema võib-olla tõesti, aga võib-olla sa soovid lisada. Ja, et siit mul on väga hea meel, et lähme detailirajast rohkem, et selles suhtes, et kui vaadata arendaja poole pealt ja jällegi inimliku tasandi pealt juba välja öeldud, et meile kõigile meeldib või päris nii ei saa öelda, aga paljudele kindlasti meeldib elada looduslähedases keskkonnas. Ja nüüd millest siis arendaja nagu lähtuma peab või lähtub oma äris. Et seal on, ma ütleks niimoodi lihtsustatult 3 printsiipi. Üks on selle asukohamaa või kohaliku omavalitsuse või riigi regulatsioonid. Seda veidikene puudutasime, see puudutab nüüd seadusandlust, kõiki neid planeeringumenetlusi ja kõike seda, et seal on kindlasti koht, võime tagasi pärast tulla või näiteid tuua praktilisi. Aga see on üks regulatsioonid. Teiseks mõjutab kinnisvara arendaja otsuseid turg. Ehk siis mida klient soovib. Ja kolmandaks, mitte vähem tähtis kindlasti on vähemalt iga endast lugupidava arendaja puhul selline eetika ja pärandi küsimus.
et mida me päriselt teeme ja kas 50 kuni 100 aastaks või mis iganes aastaks loodud hoonestus ja linnaruum on selline, millele ma ka hiljem julgen oma nime tunnistada, et olen sellega seotud. Nüüd tuleme tagasi selle teise punkti juurde ehk turg. Tehakse igal aastal turu-uuringuid. Mis on peamised ostuotsuste kriteeriumid klientidel? Ja ma arvan, et te pakute esimesed 3 kindlasti õigesti ära. Kas keegi soovib pakkuda või ma ütlen need? Ja, et hind on number 1. Hind on number 1 nii Tallinnas kui Riias, et hinnatundlikkus on olemas ja siin ma tõin juba välja, et selline mitte kättesaadavus, aga taskukohasus on nagu küsimus, aga number 1 on hind. Number 2 on tegelikult vähemalt 24. aasta uuringu järgi, number 2 on püsikulud, soodsad, madalad püsikulud, mis on otseselt seotud jälle rahaga, mis on otseselt seotud energiatõhususega, mille suunas on ka juba regulatsioonid paika pannud selle, aga energiamärgise osatähtsus on tegelikult 10. kohal, aga kaudselt on ta seal teise koha peal. Ehk siis inimestel esimesed 2 positsiooni on seotud otseselt sellega, et mis neil on võimalik. Need 3. kuni 7. koht puudutab puhtalt selle kodu või korteri selliseid omadusi. Ruutmeetrid, avarus, rõdud, panipaigad, parkimiskohad, kõik see, mis puudutab seda nii-öelda korterit ennast. Pärast seda 8. kohal on asukoht. 9. ja sealt edasi juba praegu täpselt ei mäleta, aga vaatasin järgi, et 24. aasta uuringust küll ei olnud, aga 23. aasta uuringus oli looduslähedus ja roheline keskkond 15. ja 16. kohal ostu otsuse tegemisel tähtsuse järjekorras. Riias seevastu oli see 4. kohal hinna ja parkimiskoha ja asukoha järel. Nii et kui me nüüd räägime sellest teadlikkusest, siis kahtlemata see on midagi, mida saab tõsta. Aga kui me tuleme puhtalt toimetuleku juurde, inimesel on vaja elamispinda, ta peab tegema ratsionaalseid otsuseid ja olen nõus sellega, et haljastuse või mitmekesisuse rajamine kogu arenduskulust on tegelikult väike kulu. Et see on kuskil selline sõltuvalt on ju, ütleme 1,5%, mis annab 3-toalise korteri jaoks selle haljastuse maksumuseks kuskil 3-4 tuhat eurot. Ja see on juba natukene siukene parem, mida meie teeme, et me paneme rohkem, võib-olla kui poole rohkem kui siukene keskmine. Aga see ei ole suur summa. Mida ma tahan kogu selle jutuga öelda on see, et üks asi on teadlikkuse kasv, mis mõjutab turgu, mida rohkem tahetakse küsida ja juba täna olen nõus ka eelnevate seisukohtadega, et arendajad panevad sellele rohkem rõhku ja see keskkond on olulisem ja seda on ka nagu füüsiliselt parem tunda, eks ole. Sellegi poolest ostuotsuseid täna ei tehta selle järgi. Kurb kuulda muidugi aga arusaadav, et praegu tõesti majanduslik olukord on keeruline, eriti või mitte tegelikult eriti Eestis, aga ütleme tunnetatult on ta Eestis teistsugune kui teistes Balti riikides. Aga see, ma tegelikult tahtsin, miks ma siin enne näppu viibutasin, oli nii-öelda tähelepanu püüdmiseks teisele küsimusele. Ehk et korra me tõesti siin või ka nii-öelda me tõesti lähme siin väga detaili ära, mis iseenesest ei ole halb, sest lõpuks saatan peitubki detailides, kui me hakkame päris elus arutama seda, et kuidas mõne projekti puhul, miks siis läks hästi või miks läks halvasti. Aga see, mis siit on ka läbi jooksnud ja see, mida me tegelikult oleme siis üritanud Tallinnas teha selleks, et me ise oleksime siis paremad roheluse tellijad, olgu siis tänavahaljastuses ja ka rajajad, olgu siis tänavahaljastuses või ka nagu planeeringute koostamise tellimisel.
on siis see, et noh, minu jaoks ikkagi see, et eriti kui see on nii suur organisatsioon nagu Tallinn, mis koosneb erinevatest ametitest, kes siis Tartus, neil on seal vist üks osakond, kes sellega tegeleb. noh, meil on siin ametid, sellised head suured silod. Et oluline on see, et me seaksime selle eesmärgi väga lihtsalt ja väga selgelt. Sest noh, see viis, kuidas me mõtleme Tallinnas ka ütleme ka detailplaneeringust või no ütleme, et me seda mõtet me juurutame kogu organisatsiooni tasandil, on see, et me tegelikult ei mõtle detailplaneeringust. me mõtleme sellest, et inimene tahab luua mingisugust keskkonda ja kuidas me jõuame lõpuks selleni, et see keskkond on loodud ja loodud lähtuvalt sellest, et meie üks väga olulisi eesmärke on siis roheline maailmalinn. ja see tähendab seda, et me ei saa valida 10 erinevat fookust. meil ei saa olla oluline, ma ei tea, rohelus ja ma ei teagi, mis asjad, parkimiskohad on ju, noh, kuigi need kõik on väga olulised kindlasti. aga me peame millegi võtma seal fookuseks ja see rohelisus Tallinnas kindlasti on läbivalt üks meie peamisi fookuseid. ja küsimus on siis selles, et või noh, ühesõnaga ja seda peab hoidma meeles ja mida me siis nagu trennime seal on see, et vahet ei ole, mis etapis sa hetkel oled, kas sa räägid üldplaneeringust, kas sa räägid ja mina jälle siin ütlen, et üldplaneering ei pea, no kuna me seal tegeleme järjepidevalt menetluste lihtsustamise ja kiirendamisega, on ju, ei ole vaja üldplaneeringusse liiga palju asju kirja panna, ongi vaja panna lihtsalt nagu sellised üldised printsiibid, on ju. Just nimelt need eesmärgid, selle ruumiline väljund ja see on nagu väiksemates või alamates astmetes siis seda nagu täpsemaks vaielda. aga selleks, et need vaidlused noh, ei lõppeks ka sellise nagu lõputu ummikuga, on ju, või miks vaidlused nagu halvad, on see, et isegi kui sul alguses oli hea eesmärk, aga sa liiga kaua vaidled, siis noh, on üldjuhul suur võimalus, et sellest heast eesmärgist ei jää mitte midagi alles. On see, et kui me hoiame seda eesmärki silme ees kõigis nendes etappides lõpuks kuni tõesti ehituskasutusloani välja, ainult sellisel juhul on võimalik, et tegelikult see nii-öelda ruum, mida me loome, on kvaliteetne. seal see rohelisuse või nii-öelda loodusliku mitmekesisuse komponent on oluline ja tegelikult läbi selle me ka nii-öelda koolitame siis või nii-öelda jagame seda teadmist laiemalt. et noh, üks näiteks muutus, mida mina näen, mis ei puuduta konkreetselt siis küll haljastust, aga on see, et niipea kui mina linnavalitsusse läksin, on ju, ma valisin endale välja 5 eesmärki, sest meil on hästi tohutu suur kaunis strateegia Tallinn 2035, kus on väga palju väga toredaid mõtteid sees. tema ainus viga on see, et ta on vist mingisugune 80 lehekülge. et noh, mitte keegi ei suuda seda, noh, isegi mul läheb meelest ära, mis seal kirjas on. ja kuigi ma olen seda korduvalt läbi töötanud, aga siis ma võtsin endale olulised nii-öelda prioriteedid, millest üks oli 15 minuti linn. ja ma rääkisin sellest igal pool, see oli nagu noh, mida me teeme. Tallinna linna planeerimine põhineb 15 minuti linna põhimõttel. ja mul on väga hea meel, et praeguseks hetkeks mulle tundub, et räägivad kõik 15 minuti linna planeerimisest. räägib ka noh, selles mõttes ka nagu poliitilises kontekstis on ju, räägib ka Keskerakond, räägib ka EKRE, räägib ka Isamaa. et noh, neil võivad olla erinevad vaated sellele küsimusele, et kas see on siis noh, et mis seal on hästi ja mis seal on halvasti, on ju. aga vähemalt see nii-öelda ruum, kus me nii-öelda toimetame, on seesama. ehk et me saame selle võrra ka paremini omavahel dialoogi pidada, öelda noh, üks on teeme nii, teeme naa, on ju. et ja sellepärast ma arvan, et ka noh, kui me peame oluliseks seda, et meil oleks see nii-öelda looduslik mitmekesisus ja tõesti ma ütlen seda, et meil ei ole mõtet sellest rääkida ainult arenduste kontekstis. see väga palju linnakeskkonnas tegelikult puudutab seda, et kuidas linn iseenda tänavaid ja enda objekte nii-öelda hooldab, haldab, hoolitseb. no just täpselt see sinu nii-öelda Õismäe Vene Lütseumi hooviala näide on ju, et noh, nad on ikkagi pidanud ise need karikakrad ja rukkililled sinna külvama. et kui ta on nagu läbiv igal pool, siis on tegelikult see koht, kus me selle mõju saavutame. et ma ütleks ka, et mind isiklikult puudutavad Tallinnas palju rohkem nüüd nii-öelda põõsastega haljastatud endised asfaltplatsid kui mõne arenduse juurde istutatud puu. et noh, see haljastatud asfalt või see liiklussaar on ju, tõstab minu elu, noh, iga päev lähen sinna, ma lihtsalt nagu rõõmustan et mitte, et need puud oleks väheolulised, aga noh, selles mõttes, et ma arvan, et me peamegi sellest, noh, me peame selle nii-öelda ära normaliseerima. selle, et kvaliteetne looduskeskkond on osa tegelikult linnast. seal noh, vahepeal oli sihuke tunne, et nad nagu kuidagi vastanduvad üksteisele, ei vastandu. ja see on midagi, millega me läbivalt peame tegelema.
põõsarinne vist oligi vahepeal linnades nagu selline kaduv nähtus ja See väga oli suur elustikurühm on, kellele see on väga hea. Võeti seda maha sellepärast, et sinna kogunes prügi ja seda oli väga keeruline hooldada. Keegi ei viitsinud sellega tegeleda. Aga mis see tulemus oli? Tulemus oli see, et meil polnud ka linde. Et lihtsalt automaatselt sa tegelikult võtad mingilt osalt faunalt selle nii-öelda elupaiga ära. Nagu on see, et kui me niidame, mis siis juhtub, või mis on Tallinnas praegu juhtunud, me enam ei niida, Tartus ma arvan samamoodi. Aga siis meil on siilid. Et kahjuks ka muidugi Lusitaania teod on ju, selles mõttes, et kõigil on plussid ja miinused. aga jah. Ma olen nüüd lasknud publikul väga kaua oodata, et meil on üks küsimus publikust. Tere, aitäh. Imre Treufeld, Tasaarengu Eesti. Madle, sa ütlesid, et nagu raske on valida linna jaoks mingisugust konkreetset fookust, et millele keskenduda siis üldse tegevuses. Ma ei öelnud, et raske on. Ma ütlen, tuleb valida. Tuleb valida, okei. Siis ma pakuksin isegi veel laiema fookuse, et tegelikult keskenduda sellele, mis teeb inimeste elu heaks. Heaolu. Selles mõttes, et tegelikult on psühholoogiast teada ja ka füsioloogiast ja üldse inimeste kohta on teada, mis on vajalik. Ma olen lugenud selle kohta hästi palju, mis on vajalik, et inimestel oleks hea elu, et head sotsiaalsed suhted, hea tervis, puhas elukeskkond, mingisugune tähendus elus ja nii edasi. Sotsiaalsed suhted, selleks, et linnast saaks siis omavahel kuidagi paremini suhelda ja nii edasi. Kui võtta see aluseks, mis sa arvad sellest? Mina isiklikult arvan hästi, ma arvan, ma olen sinuga enam-vähem samu raamatuid lugenud ja podcast'e kuulanud, aga lihtsalt see, et kui sa ütled, et elukvaliteet, see on inimeste jaoks väga nii-öelda igaüks sisustab seda nii, nagu ta ise sellest enda heast elust mõtleb. Et mina käisin aastavahetusel Mehhikos, seal väga paljud inimesed mõtlevad heast elust niimoodi, et nad kolivad siukse nagu aiaga piiratud ala sisse ja siis on neil seal need vihmutid, mis seda muru seal vihmutavad on ju ja ükski vaene inimene neid ise ka. Et ma arvan, nad ise arvavad, et neil on väga hea elu. See on, ma ütlengi, et tegelikult on ju teada nagu teadusest, mis on inimeste jaoks üldiselt see, mis annab hea elu. Ja see on sellest on erinevaid variatsioonid, aga üldiselt on nagu põhiasjad on teada. Kui sellest lähtud, et ongi see puhas elukeskkond ja turvalisus ja kõik see. No ma arvan, jah, põhimõtteprintsiibis ma olen suga nõus ja ma ütlen, et mingil hetkel või ütleme, et kui me tahame seda lihtsustada ja natuke nagu fokusseerida, et siis see 15 minuti linn minu jaoks seda nagu nii-öelda sümboliseeribki. Seda võib ka muidugi selle arutada, et kuidas me täpselt seda sisustame, aga see põhimõtteliselt on ju, et sul on teenused kodu lähedalt kätte saadavad, sul on just nimelt inimeste nagu ise liikumisele, ise olemisele piisavalt nii-öelda ruumi, distantsid ei ole liiga pikad on ju. Jah, haljastusta iseenesest, me võime öelda selle, Tallinnas meil on tingimuseks ka see, et sul peab olema mingisugune suurem rekreatsiooniala nii-öelda selle 15 minuti sees. Ta ei ütle konkreetselt nagu linna haljastuse selle kohta, et milline iga tänav meil välja peab nägema. Aga jaa, põhimõtteliselt ma nõustun sinuga. Kui sul on mõni hea kontseptsioon veel, mida me saame nagu, mida kasutada, et kindlasti me saame sellest pärast rääkida. Okei, hästi, aitäh. Taimo. Ja, et ma ei taha küll taaskord liiga kapitali keskseks minna, aga ma tahtsin kommenteerida seda, et esiteks tõepoolest, et linnapildis hakkab silma, et selliseid liiklussaari ja ringristmi ehk neid keskseid saari on ilusti haljastatud ja see kõik annab väga palju juurde ja kõik see on tänu sellele, et on tehtud otsus ja on leitud ka vahendid selle hooldamiseks. Olles tõesti ka nagu sissejuhatuses pikalt selles valdkonnas tegutsenud, on varasematel aastatel tõepoolest olnud niimoodi, et võtke see parem maha või jätke see hekk istutamata, sellepärast et see nõuab kapitali raha selleks, et seda hooldada. Ja nüüd uuesti tagasi tulles veel kord, et selle teadlikkuse osas need samad inimesed, kes meil kodusi ostavad. Reaalne praktika on selline, et me loome selle keskkonna siis selle loodusliku mitmekesisuse näol ja siis me näeme järgmised 3 aastat päris kurja vaeva sellega, et korteriühistu ei võtaks vastu otsust, et haldusettevõte ei kasta
ei hoolda kokkuhoiu nimel ja et järgmise nii-öelda 3 või 5 aasta jooksul see keskkond, mida me oleme rajanud, sinna üleüldse püsima jääks. Ja mitmeid näiteid on sellised, kus tegelikult need taimed lihtsalt kuivavad ära selle tõttu, et korteriühistu ei ole valmis elanike otsusel seda kulu endale võtma. Ja ringiga me paraku tuleme selle meie enda toimetuleku juurde ükskõik kus kohas tagasi, et mitte jääda liiga idealistlikuks, millega ma arvan, et paljud meist nõustume, siis reaalne elu on see, et me soovime ja samas, kui seda tehtaks kuidagi nii-öelda ühiskondlikult või ka linna hooldevahenditega, siis oleks see ilmselt tõenäolisem, et seal jääks see ellu, kuid ka siin on omad küsimused, probleemid. Lihtsalt repliivi korras, et kui me räägime elurikkast haljastusest, siis oma olemuselt on ta peale seda esimest 3 aastat suhteliselt minimaalse hooldusvajadusega. Ehk et siin ongi see nagu võti minu meelest, et tulebki just rajada elurikast haljastust, mis kokkuvõttes toimib nagu looduslik süsteem. Ehk et siin ma olen katsetanud näiteks Miyawaki metsameetodiga, mis linnametsa sedaviisi nagu rajada proovib ja selle hooldus ongi esimesed 3 aastat ja edasi on see põhimõtteliselt isetoimiv süsteem ja see on praegu vähemalt selle esimese pilootprojekti puhul täiesti ennast ära tõestanud. Ma tahtsin ka lihtsalt hästi kiire repliigina öelda seda, et ma täiesti nõus, et ka Tallinnas me näeme seda, et mida rohkem, sest kunagi oli olukord, kus rohealasid ka ei võtnud Tallinna enda hooldada. Nüüd tegelikult me võtame kõik sellised suuremad rohealad just selleks, et oleks ka siuke nagu terviklik lähenemine ja nad võivad olla või et me näeme ka seda nii-öelda kasvavat kulu, see kulu ei ole väikene. Ja seetõttu ma arvan, et ka asi, millele me ise mõtleme ja peame palju rohkem mõtlema ja välja töötamagi head lahendused, on see, et kuidas see haljastus elurikas ja mitmekesine saada võimalikult hooldusvabaks. Et see on, ma arvan, ainus viis, kuidas on üldse võimalik seda eesmärki täita. Palun. Ja aitäh, et kas tohib kiita ka? Aga palun. Jah, et minu nimi on Ott Kasuri, ma elan Harku vallas Tabasalus, aga töötan linnade valdade liidus ja olen mõlema linna abilinnapeaga muidugi varem tuttav tööalas. Et tahaks kiita seda, et üha rohkem meie linnaline keskkond tegelikult arvestab keskkonnamõjusid. Ja ega seda rohestamist, mis Tallinna abilinnapea ütles, et linn pole seda ette võtnud sellepärast, et lihtsalt oleks kaunis, vaid sellepärast, et keskkond ongi muutunud. Ja see, mis te teinud olete, on suurepärane, sest ma sõidan iga päev Tabasalust Tallinnasse mööda Klooga maanteed, Rannamõisa teed, mis on suurepäraselt haljastatud mõlemalt poolt ja see saar ka. Tartu tegelikult kesklinn mõjub hästi rahustavalt, seal on linna haljastusele pööratud hästi palju tähelepanu teie kerglikkusaladel. Ja lapselaps, kes elab Tallinnas, tuleb Tartus, ütleb talle, et Tartus on rahu ja vaikus. Ta elab Tallinnas Kassisabas, mis on suhteliselt roheline piirkond. Et ka mina olen seal põhimõtteliselt koolis käinud ja sündinud Kalamajas, et ma tunnen Tallinnat hästi. Tallinnas on uued piirkond väga hästi arenenud. See, mis te olete linnas võtnud kasutusele kibuvitsapõõsad väga paljudes piirkondades, seda kasutatakse hästi palju Soomes ja Eesti samamoodi. Veereini kvartali jätk, suurepärane lahendus. Arendajatele on võib-olla ainult selline etteheide, et planeerimise keskkonnakomisjonis pikk töö 35 aastat volikogus ütleb seda, et arendajaid parke ja rohealasid ei taha rajada. Ja kõrghaljastus on nende jaoks üldse tabu teema. Aga mujal maailmas, näiteks Les Sables d'Olonne'is Prantsusmaal on kõik parklad ääristatud hekkidega ja need vahelduvad puudega. Ehk parkimiskohti rajatakse teede äärde, mida arhitektide liit soovitab, et kasutage teedeäärseid parklaid. Ärge rajage uusi parkimisalasid, katsuge seda sama teed, mis te juba olete teinud kvartalite vahel laiendada parkimiskohtadega. Aga parkimiskohad vahelduvad haljastusega ja need parklad on ära peidetud selle roheluse sisse.
ja see on see, mis meil veel puudu on. 15 minuti linn, suurepärane näide on Linköping. Head kolleegid Kikiste võtsid kaasa, näitasid, kuidas 15 minuti linn toimib. Tallinnas on tegelikult selline piirkond olemas, minu arust Rotermanni kvartal on suurepäraselt õnnestunud. See on päris hästi välja kukkunud. Seal on nii äri kui elamine koos ja võib-olla see ongi see, mis tegelikult ei tee ühte linnapiirkonda tühjaks. Nii et mina arvan, et ka Tartu abilinnapea on õigel teel. Teaduspõhiselt on kindlasti koostatud üldplaneeringud ja ka detailplaneeringud. Seal on koostavad professionaalid ja kui tahate head üldplaneeringut, siis kõik sõidavad Tartusse Pille juurde. Ja nii ta ongi, eks ole, et andke professionaalidele võimalust teha head tööd ja tegelikult nad pakuvad välja ka parimad lahendused. Muidugi koostöö Eesti Arhitektide Liiduga, keda ma tahaks ka kiita ühesõnaga. Maastikuarhitekte loomulikult samamoodi ühesõnaga. Aga kõik see peab olema suunatud sellele, nagu üks noormees siin eelpool ütles, et inimestel oleks hea elu, aga keskkond muutub. Ja tänu sellele on vaja meil rohkem kõrgaljastust, rohkem suuri puid, rohkem lambialasid, kuhu saab liigvee suunata. Ja see on kõik üks tervik. Ja sellele annab suure vastuse muidugi esialgu üldplaneering. Ainult üldplaneering on selline asi, et elu muutub nii kiiresti ka minu koduvallas. Et sa võid ükskõik, meil on juba teine üldplaneering, eks ole, aga tänaseks võib öelda juba seda, et inimesed tahaksid juba uut. Aga rohealad ja roheline keskkond on muidugi suur väärtus ja kui see on võimalik säilitada, siis loomulikult iga arenduse puhul ta ka säilitatakse. Küsimus on selles veel, et on olemas sellised toredad ja head nõuandjad nagu dendroloogid. Et kui ikka selles piirkonnas on näiteks juurepäss, siis tegelikult seda piirkonda ei ole võimalik päästa, siis tegelikult tulebki puud välja vahetada, leida sobivad liigid, eks ole, sest sõltub ka keskkonnast, kus need taimed kasvavad. Aga iseenesest minu meelest on mõlemad abilinnapead väga õiges vankris ja ütleme nii, et kodanikuna mul vähemalt on mõlemas linnas väga meeldiv viibida, nii et mina soovin teile edu ja jõudu ja nende niinimetatud ohutussaarte rohestamine, mis on näiteks enda ristmikul ja Kristiine ristmikul. Minu meelest on see suurepärane näide, et ei pea lillevaase igale poole panema. Tehke oma need kivialad uuesti roheliseks ja püsikud on alati paremad kui konteineraljastus. See on odavam kõigile. Aitäh. Aitäh selle kommentaari eest. Ja ma tahaksin küsida Elo käest ja siis teised võivad kõik siis edasi seda teemat arendada. Et me oleme aru saanud, et inimestele on ikkagi eelkõige tähtis see, et oleks soodne hind ja kui siin publikust tuli. Tahate samad teemat jätkata, siis ma. Ei, mul on lihtsalt see mõte, et härra enne mind rääkis väga huvitavaid mõtteid, kiitis siin abilinnapäid, aga minul on natukene kriitiline mõte just Tartu suunas. Olles Tartu elanik, siis ausalt öeldes on Elo Kiivetit siin väga üllatav näha, sest et tema toetusel, õigustusel ja võib-olla ka isegi eestvedamisel on üks väga-väga roheline Tartu tänav muutunud aina rohkem betooni alla. Liiklus on suurenenud 10 kordi. Pisikestel lastel on natukene keerulisel liikuda. Me räägime muidugi sellest olukorrast, kui te üldplaneeringus täiesti üle sõites lubasite väga suure asutuse Aedlinna väikelaomaale. Aga et mitte olla ainult kriitiline, siis väga palun edastada oma tänusõnad ja kiidusõnad fotograaf Mana Kaasikule, kes on tõesti suutnud väga ilusad õied omale piltidele püüda, jättes tähelepanuta, et nende samade õite kõrval kohati on alad, kus on umbes minu pikkused pujud, maltsad ja ka invasiivne võõrliik Kanada kuldvits. Ja senikaua, kuni need seal on, siis proua Lipfus hooldusvaba ala ei ole võimalik. Seda ma ütlen kui maastikuehituse tase 4 kutsetunnistuse omanik. Rohkem ei olnud midagi öelda, aitäh. Ma lihtsalt juhin tähelepanu, et need pildid, mis siin jooksevad, on paljuski Tartu Roheringi projektialad. Ja näiteks seal Uue Turu pargis on täitsa puju istutatud selline kultuurliik, et pujuseemned on ka väga paljudele lindudele toiduks ja selles mõttes me ei ole nagu põlganud ära ühtegi liiki, et näiteks nõgesed liblikatele, pujud lindudele ja nii edasi, et lihtsalt siis ongi see, et kus on selle konkreetse liigi võib-olla koht või õige asukoht või et selles mõttes see mitmekesisus on siin see märksõna, et aga muus osas ma ei tea, kas Elo tahab kommenteerida? Ma arvan, et aitäh mõtteavalduse eest. Aga siis võib-olla siit ongi tegelikult. Ma võib-olla kommenteerin. Kommenteerin seda hooldusvaba teemat ikkagi, et see on looduskeskkond, kus me siin elame, linnakeskkond samamoodi, et
loomulikult, kui jätta lihtsalt nii-öelda alad sööti, siis sinna tuleb igasuguseid soovitavaid ja soovimatuid liike. Pioneerliigid kõigepealt. Just nimelt. Ja see on kõik ju loomulik. Ehk et aja jooksul see kõik või muutub, see võtab lihtsalt kaua aega. Et jällegi, kui ma Linnametsa näitest räägin, siis sisuliselt kui jätta näiteks ütleme seesama plats siin nii-öelda sööti, siis ütleme sellise 100 aasta jooksul on siin võimas tihe Eesti džungel põhimõtteliselt. Jah. Esialgu ta on võsa, et see on kole sõna ja üldse mitte liigirikas kusjuures. Aga siin tulevadki jälle mängu, kui enda mütsi kergitada siis, või kübarat kergitada, siis maastikuarhitektid, kes kiirendavad seda protsessi oluliselt. Ehk siis seal Linnametsa selle konkreetse Miyawaki meetodid, mis ma olen läbi teinud ühesõnaga, et seda protsessi kogu aeg kiirendatakse 10 kordi. Ehk et see liigirikkust tekitatakse varem, see maksab natuke rohkem raha loomulikult, kui jätta lihtsalt sööti. Aga see ongi see, kriitikat on väga lihtne teha ja neid nõgeseid ja pujusid leiab igalt poolt, eks. Aga see tuleb nii-öelda eesmärgipäraselt siis aladesse lähtuda ja neid ka siis läbi projekteerida vastavalt. Et lahendus oli kindlasti lihtsalt sööti jätta ühesõnaga. Ja siit ma lähen siis järgmise küsimuse juurde, mis ma olin endale siia lõpufaasi pannud, aga ma arvan, et sellest tuleb pikem arutelu, et hakkame kohe pihta. Et kui Taimo mainis mitu korda, et inimestele on hästi oluline ikkagi saada soodne kinnisvara ja publikust oli see kommentaar, et me kõik teame ju, mis on inimese tervisele hea, ehk sellest räägivad nii arstid kui ka muud teadlased, et mitmekesine ja vahelduv keskkond, looduslik on inimesele kasulik, tervisele kasulik, vaimsele, füüsilisele. Ja siis me jõuame selle juurde, et hea versus ilus. Et kui ilu on vaataja silmades ja on väga subjektiivne, siis ja teadlased ütlevad, mis minu tervisele on hea, et miks siis inimene ei vali seda head? Aga võib-olla neid ei pea niimoodi üldse valikusse panema, et sa saad ainult musta või ainult valge. Ma arvan, et siin on vajagi seda mõista, et kui ilu on vaataja silmades ja vaatajaid on palju, siis seda ilu peab olema palju. Ja see, et see ilu on mitmekesine, see on ju ka täiesti tehtav ja loomulik, et samamoodi nagu kui me räägime niitmisest, siis me teame, et on palju tegevusi, mis vajavad niitmist. Seesama, kus me siin täna oleme, on kõik hoolega ära niidetud selleks, et me siia mahuksime. Ja see, ehk siis, et ilu saab õppida täpselt samamoodi nagu seda kasulikkust. Kui sa küsid, et miks me ei tee neid asju, mis on meile tervisele head, siis see on, ma arvan, üks selline jäneseurg. Mingi teine paneel on selle jaoks. Et me kõik tegelikult teame, kuidas tervislikult elada, toituda, liikuda, aga seda on jube raske teha. Aga me ei peagi seda õpetama sellisel dotseerival moel, et te peate taluma mingeid asju, mis teile on ebameeldiv sellepärast, et siis te saate hea tervise, vaid et pigem see nii-öelda see õpetamine või see teadlikkuse tõstmine käib just nimelt selle järkjärgulise muutuse kaudu, nagu mida Madle enne kirjeldas või mida me siin oleme varem puudutanud. Ehk siis, et kui see ruum meie ümber muutub, siis see muudab ka meie sellist teadvustamist või meie seda ilumeelt. Et me ei ole kõik nagu sünnist saati ühtemoodi mõtlevad, aga kui me just nimelt see normaliseerimine või see, et mis see tavaline on, et siis see on see, mis teeb seda paremaks. Ehk siis sihuke ebamäärane vastus sellele, et kuidas seda võiks muuta. Aga kui sa küsid, et kas ma pean, et kui on valida hea või tervislik, siis minu väide on see, et tegelikult
tervislikkus on hästi hea märksõna. Siin enne publiku küsimusest mulle tuli seesama mõte, et inimese elukvaliteet on loomulikult kõige tähtsam ja tervis on hästi hea märksõna, mille kaudu saab inimesele seletada võib-olla asju, mis muidu on liiga abstraktsed, et miks see mitmekesisus on hea, miks on hea, et linnas on liblikaid ja mesilasi. Aga see tervis on ka selles mõttes hea näide, et kui me räägime toitumisest, siis tervislik toitumine see on brokkoli jube vastik, et ei, no ei taha. Aga tegelikult saab brokkolist teha väga häid asju, mis maitsevad ka nendele, kes võib-olla muidu väga ei fänna juurikaid. Ja samamoodi on haljastusega. Et see, et kui midagi on tervislik, ei ole automaatselt, et ta on kole. Ehk siis, et selliste vastandite vähendamine on minule tundub hästi oluline, ja mida me võib-olla kõik peame iseenda sellises jutus ka või sellistes tutvustamisest või et nagu vältima, et me ei pea tegelikult vastandama, vaid me saame neid valikuvõimalusi teha. Lähme järjest siis. Lähme järjest. Ma olen samal seisukohal, et ma valiksin ikkagi hea ja ilusa. Hea valik. Ja nagu öeldud, et nii hea kui ilus on subjektiivne. Aga samas on mingisugused jooned ikkagi, mis ilmselt kattuvad nende arvamuste osas, et mis on hea ja milline on hea elukeskkond ja mis on ka ilus elukeskkond. Loomulikult see varieerub riikides ja kultuurides väga palju, aga kui rääkides siin, siis ma ütleks niimoodi, et kui me täna räägime sellest mitmekesisusest ja loodusliku elukeskkonna mitte nii-öelda säilitamisest, aga seal, kus see võib-olla on juba kadunud, siis selle taastekitamisest, siis siin on lihtsalt prioriteedid vaja ümber mängida ja tulen taas tagasi selle 3 põhisamba juurde, millega ma alustasin. Ehk siis see on regulatsioonid, turunõudlus ja siis see nii-öelda pärandi küsimus. Et pärandi küsimusega veel kord ei ole ilmselt probleeme, kui just ei ole mõni sihuke projektipõhine arendaja, kes teeb ja siis pärast seda kaob, hoolimata, mis edasi saab. Aga turunõudlus on see, mis on fakt, et selles suhtes seal saab seda teadlikkust tõsta. Sellega on ka hästi. Ja kui me nüüd räägime, et kuidas me siis reaalselt saaksime seda nii-öelda mitmekesisuse ja haljastuse osakaalu tõsta hüppeliselt nii, et kinnisvara taskukohasus ei kasvaks. Ma tean, et Madle on väga palju selle pea 4 aasta jooksul tegelenud entusiastlikult sellega, et neid samu regulatsioone ja planeeringumenetlusi lühendada. Ja on ka viljakandvaid lubadusi, on ka paremaks juba minemas. Aga kui me vaatame nüüd seda, kus kohast võib nii-öelda raha vabastada ja kuidas see mõjutab seda taskukohasust, siis siin on jälle, ei tule nüüd uudisega välja, on ennegi seda ilmselt öeldud. Aga kui me räägime planeeringumenetlusest, mis võib kesta ütleme keskmiselt 7 aastat. Ja siin koha peal ma pean silmas seda perioodi, kus planeeringumenetluse algatamise taotlus läheb sisse ja lõpuks on ta kehtestatud. Siis, et muidu võib rääkida ka sellest, et algatamine võib paar aastat aega võtta ja nii edasi, aga ma toon lihtsa näite. Et kui selle 7 aasta asemel ära menetleda see detailplaneering ilma üldplaneeringu küsimusi detailplaneeringu lahendamata 7 aasta asemel 2 aasta jooksul, see on üks asi. Ja kui nüüd parkimisnormid on küll uuendunud, aga kui need maa-aluse parkimise nõue seda vähendada või lausa kaotada, mis on omakorda väga suur CO2 emissiooni osakaal siis ehitusest, siis on võimalik korteri hinnast, keskmine 3-toalise korteri hinnast
soodsamalt pakkuda turule kuni 50 000 eurot soodsamat korterit. Nüüd, nagu ma ütlesin, et see haljastuse maksumus ühe korteri kohta võib olla seal 3-4 000 eurot. Kui seda juba nii-öelda premium haljastust tõsta veel 2- või 3-kordseks ja panna ühe korterile 10 000 või 15 000 eest, aga teha see menetlus ja regulatsioonide pool lihtsamalt, siis ikkagi on lõpptarbija võitja, mitte siis võib-olla 50 000 võrra, aga 40 000 võrra ikkagi. Nii et selles mõttes on fookuse seadmise küsimus. Hea on see, et me oleme sinna teel ja jääb vaid koos töötada, et see päriselt ära tuua ja lõpptarbijale siis pakkuda mõlemat, nii head kui ilusat. Ja mina loomulikult nõustun. Ja see, ühesõnaga selline regulatsioonide vähendamine või see, et Tallinnas ja ka mujal võib-olla, mitte ainult siis planeeringumenetlus, see ka kindlasti, aga ka paljud teised menetlused on liiga aeganõudvad, liiga detailsed ja sageli mitte siis ka pahatahtlikkuse tõttu, vaid seal on erinevad põhjused, miks nad selliseks on kujunenud. Aga et on väga oluline üle vaadata, et nagu ma ka enne ütlesin, et selle nii-öelda pika ajakuluga, kui me menetleme planeeringut, ainuüksi planeeringut, mis ei tähenda veel seda, et keegi kuskile midagi ehitama hakkaks. Kui me ainuüksi planeeringut menetleme 7 aastat, mis selle probleem on lisaks ajakulule ja lisaks sellele nii-öelda rahakulule, mis lõpuks loomulikult siis peegeldub siis lõpphinnas, on ka see, et ega me selle tulemusel, ma ei saa nüüd öelda üldjuhul, aga et see kindlasti ei garanteeri meile head tulemust. Ja tegelikult see, mida me tahame ju saada ka linnana, on tegelikult nii-öelda rääkides detailplaneeringutest või ruumilisest planeerimisest on hea ruum. Et ka meie tegelikult näeme, et selles vaates meil on oluline, see on ka meie enda huvi, mis mitte ainult ei tule arendajate kaebustele vastu, et kindlasti see nii-öelda menetluse lihtsustamine ja kiirendamine on väga-väga oluline. Aga tulles selle nii-öelda esmase küsimuse püstituse juurde tagasi, et ja tegelikult ma arvan, et mitte ainult siis nagu loodusliku mitmekesisuse, looduse ja küsimus, kas me tahame head või ilusat, oli see vist see vastandus. Ja et mitte üle korrata seda, mida eelkõnelejad on juba öelnud, on see, et siin tulen jälle tagasi oma selle vana jooru juurde, on see, et me peame rohkem omavahel rääkima ja me peame selgeks saama need eesmärgid, mille nimel me tegelikult töötame. Ja selle nii-öelda eesmärkide läbi arutamise nimel, seda nii-öelda menetluslikus keeles me võime nimetada ka kaasamiseks või osalemiseks või kuidas me iganes tahame seda nimetada. Aga mida ma näen avaliku võimu kontekstis ka, et hästi oluline on just nimelt selle läbirääkimine ja nii-öelda proaktiivselt siis pakkumine ja kirjeldamine, et mida me nüüd hakkame tegema. Sest see, mis inimesi sageli muudab murelikuks, ka paneb mingitele asjadele vastu seisma, umbusaldama. Seal kindlasti on nagu mingites kontekstides ka mingi hulk pahatahtlikkust, aga üldjuhul selle põhjustajaks on teadmatus ja see, et sa lihtsalt ei tunne seda, sa vaatad seda puhmast seal ja mõtled appi, kui palju puuke või muud mingisugused sellised nagu nii-öelda hoiakud, mis on lihtsalt kujunenud, aga millel tegelikult ei pruugi olla mingit tõepõhja all. Ehk et nii-öelda avaliku võimu vaates siis me ei saa ära väsida sellest, et kuigi endale tundub, et ma olen juba 10 korda sellest 15 minuti linnast rääkinud on ju, ja kellele ma ikka veel seda jutustan on ju. Aga tegelikult tuleb see sama, mis iganes teema me siis fookuseks valime on ju, seda muudkui rääkida, tutvustada, veel avada, lasta inimestel ka nii-öelda omapoolset arvamust avaldada, kuulata tegelikult, et ongi, et miks sulle siis et miks sulle ei meeldi see puhmas, et ahah, et seal on puugid, kas nad seal päriselt ka on või mida me teha saame või et ma arvan, et hästi palju on sellist lihtsalt sellist vajalikku dialoogi, mida me ka vahepealsetel aastatel võib-olla olime natukene ära unustanud. Eriti kui ma mõtlen, minu ju roll on pikka aega Tallinnas või mida ma teinud olen
on see, et ma olen siis olnud, tegelenud küll ruumilise planeerimisega, aga seal nii-öelda kolmandas positsioonis ehk et mina olen olnud see nii-öelda aktiivne kodanik, kes lihtsalt tahaks teada, et kuidas siis see minu linn siin minu ümber areneb, et mida mul siis oodata on. Ja see, kui raske aegade jooksul on üldse olnud teada saada, et mida linn siis plaanib, see on ikka müstiline olnud, noh ei saagi teada, ühesõnaga. Et ja noh, seda me oleme ka nüüd väga-väga jõudsalt parandanud, mitte see ainult rääkides sellest, et millised detailplaneeringud tulevad, vaid ka laiemalt just seda, et mis see meie nii-öelda ootus sellele ruumilise arengule on. Ja noh, ma arvan, et see lõpus aitab kõiki osapooli, et see aitab linnal lihtsamini oma nii-öelda ka töötajate tegevust suunata või nii-öelda just neid, et me teame, mis on need paar lihtsat eesmärki, mille nimel me töötame. See aitab kodanikel tegelikult rohkem tajuda seda keskkonda, milles opereeritakse ehk et kuhu linn siis suundumas on. Aga tegelikult on oluline, ma arvan, ka arendajatele, et lihtsalt ja noh, lõpuks loomulikult peab võtma ka üldplaneeringu ja mingi muude nagu juhiste ja asjade kuju on ju. Aga et me enam-vähem teaksime, et mis on see suund, kuhu me nagu toimetame, et mis on see mängumaa. Et mingisugune etteaimatavus ja see tõesti on nagu kõigi jaoks oluline, et ja ma arvan, et läbi selle noh, saame me maha võtta ka selle ebavajaliku vastanduse on ju, et kui me siin noh, alati võib-olla see, mis on hea, ei pruugi tunduda kõige ilusam või see, mis on ilus, ei pruugi olla kõige parem. Aga me siiski nagu noh, aktsepteerime neid, seda mitmekesisust, seda hea ja ilusa variatsioonis, mida me siis noh, ütleme meie kontekstis linnakeskkonnas loome. Väga sobiv, et Remi võtab selle kokku. Ma natuke olen nõutu selle ilu teemal. Ilmselt paljud meist on. Ideaalis võiks olla nii ilus kui hea on ju, et mis iganes ilus tähendab ja üldjuhul see on ka, et kui maastikuarhitekt võtab projekti ette, ega ta ei lähe ju koledat asja tegema. Võib-olla vahel ütleme mingis projekti faasis on ette tulnud. Kuidas tellija soovib, nii tuleb teha. Ma võin ka rääkida, millal me teeme koledaid asju, on see, kui on teatud selline lahendus tuleb maha müüa kliendile, ütleme, on siis omavalitsuse või siis arendaja, ja siis palkutakse, et tehke paar varianti sellest. Siis me kindlasti teeme ühe hästi kolede ka. Aga üldiselt lisaks sellele nii-öelda see kõik planeeringud lühemaks, see on väga tore. Menetlused ja teadlikkus linnas, väga olulised asjad, aga tähtis on ka see, et meil oleks selliseid eestkõnelejaid ja pioneere nii-öelda, kes neid uusi teemasid fookusse tõstavad ja siin tuleb mängu haridusteemad. Et esiteks, et ka meil oleks inimesi, kes räägiksid seda keelt, seda keelt, millele me tahame nagu jõuda siis ühesõnaga. Ja mõte jooks kokku natuke praegu, aga ühesõnaga seal pioneere on vaja, eeskõnelejad on vaja, kes need pärast need projektid nii-öelda ka ellu viivad reaalselt. Ma võtan siit selle väga hea märksõna on see eeskõneleja. Minu meelest on hästi hea näide Aleksei Turovski. Ta armastab vist kõiki loomi maailmas ja kui tema räägib prussakast või puugist või koist või mingist sihukesest, keda me oleme harjunud pidama mingiks, siis pärast tema kuulamist tundub, et aga tegelikult on päris nunnu. Ja selles mõttes ma arvan, on väga õige, et see pioneer ei pea võib-olla isegi olema see nii-öelda see, kes selle ise valmis ehitab, aga just nimelt see kes oskab rääkida sellest kasust sellisel moel või sellest lisa nendest kihtidest, et see tekitab sellise, see kaotab selle võõrituse ära, sellepärast et juba see sõna umbrohi on ju tegelikult täiesti vale sõna, et see on nagu selline mingisse keskkonda nagu jõuga võetud kasutusele. Aga kui keegi hakkab rääkima, et tegelikult sellist asja ei ole olemas
ja miks seda ei ole või miks ta nagu hea on, et siis eks siis selline, ma lisan lihtsalt sellele pioneerile veel sellise lugude jutustaja. Ja siinkohal näiteks ütleme, mida Tartu elurikkuse neiud on korda saatnud, on tegelikult nad on kultuuri muutnud, ühesõnaga meie ruumikultuuri muutnud ja nende ees müts maha selle ees. Nii, tegelikult me oleme liikunud juba siin kiiruga oma paneeli lõpupoole ja ongi aeg anda rohkem sõna publikule. Meil on rohetiigri ala ja see tegelikult küsimus tuleb nüüd, on küsimus, mitte kommentaar ja küsimus puudutab siis rohelist keskkonda, et arendajate poole pealt alati on soov vähendada seda planeeringuks kuluvat aega, see on mõistetav, aeg on raha. Kõik saavad aru, et lõpptarbija maksab selle kinni, aga nüüd küsimus rohkem abi linnapeadele. Et KSA ja dendroloogilised uuringud, kas te annate neid või detailplaneeringute puhul on nad paratamatud, kas teid antakse liiga kergekäeliselt või mis see teie arvamus on? Aitäh! Mõlemad on vajalikud ja kui neid on vaja, siis me neid teeme. Teeme neid vahel ise ja vahel teeb neid siis planeeringu koostaja, kinnistuomanik, arendaja. Me oleme teinud muidugi ka otsuseid, et me oleme jõudnud otsusele, et neid ei ole vaja näiteks teha, aga sellele peab siis eelnema selline päris põhjalik seletus, et miks ei ole vaja. Ja siis me küsime igaks juhuks nõu ka Keskkonnaametilt, et ma arvan, ja ma ise näen, et see kaalutlemine, ehk siis kaalutlemine on ka niisugune bürokraatlik sõna, aga ühesõnaga see, et me näitame, et me mõtleme ja kui me seda ei tee, et siis meil peab olema põhjendus, et see on ka tegelikult ajas nagu kasvanud, on minu visuaalne ja kogemuslik tunnetus. Ehk siis, et kui varem seda võeti pigem nii, et teeme siis, kui ainult siis, kui nagu hädasti vaja on, siis praegu meile tundub, et seesama dendroloogia või see keskkonnamõjud ülevaatamine annab meile pärast parema tulemuse. Ehk siis, et selle võrra me saame seda, ehk siis, et meil ei ole vaja hoida kokku selle pealt, sest me saame. Yeah. No Tallinnas ikka teeme loomulikult dendroloogiat. Ma arvan, et on oluline lihtsalt aru saada, et mis sul seal krundi peal on, millega sa toimetama hakkad. Nagu rääkida keskkonnamõjude hindamisest, strateegilisest hindamisest, siis minu arust seda tehakse üldse täiesti see viis, kuidas me neid teeme. Ja kuidas see nii-öelda seadus on kirjeldatud, minu arust on see vale. Minu arust me peaksime tegema hoopis teistmoodi, aga see on hoopis teine arutelu. Ühesõnaga me peaksime hoopis rohkem keskenduma tegelikult nagu laiemale keskkonnamõjule kui ainult loodus või nii-öelda küsimus sellest, et kas see on naturaala ja kas see nahkhiir lendab, mis kindlasti on ka väga oluline, aga lihtsalt mingisuguse ruumilise muutuse mõju on, me võime seda, see on palju laiem. Mitte, et me ilmtingimata peaksime selleks alati mingit mõjuhinnanguid eraldi tellima, aga lihtsalt see nagu viis, kuidas me sellest keskkonnamõjude strateegilist hindamist mõtleme, peaks olema teistsugune, aga ma ütlen, et neid asju, mida nagu murda siin, mis puudutab ka siis tõesti vastutan planeerimise ees, mis puudutab planeerimist, et neid on nii palju ees, et võib-olla mõnes järgmises elus jõuab selle keskkonnamõjude hindamisega tegeleda. Ma arvan, et loomulikult on see nagu vajalik, et lihtsalt see pilk just, et mis on see olemasolev keskkond, mis on selle väärtused ja kuidas nende raames edasi toimetada, et see ikka on oluline. Tallinnas lihtsalt meil oluline osa arendusest toimub ka juba olemasolevas keskkonnas. Seal on mingisugused kas nii-öelda pruunalad on ju, kus meil pigem me tegeleme pinnase nii-öelda reostuse eemaldamisega või tegelikult on nii-öelda krundid juba olemas. Et selliseid kohti, kus sisuliselt küsimus on, et mis see nii-öelda et tõesti, et kas nahkhiir lendab on ju, et neid meil pigem on nagu vähe. Aitäh. Kas meil on publikust veel huvi küsimusi küsida, et kasutage võimalust? Mina küsin Rohetiigri poolt ühe küsimuse. Et nii Tartu kui Tallinna kohta
valgelinnastumine on olnud siin 20 aasta jooksul hästi kole ja hästi suure keskkonnamõjuga ja raske nii inimestele kui keskkonnale. Et ma saan aru, et linnapiirid ühes kohas lõpevad ja hakkavad teised omavalitsused, alati võib näpuga näidata, et see on nende mure. Aga kuna te mõlemad abilinnapeadena ju nii Tartus kui Tallinnas tegelete täiesti õigete asjade, õigete suunadega. Millised on üldse Tallinna ja Tartu võimalused panna piir sellele ja lõpetada ära see valglinnastumine, sest see on raske nii linnale endale kui ka keskkonnale? Väga hea küsimus ja see on üks põhjus, miks minul on väga hea meel, et Maa- ja Ruumiamet on loodud, sellepärast et Tallinnal üksi on seda raske nii-öelda suunata või kontrollida, sest need on teised omavalitsused. Ehk et meil peab olema, minu arust Tallinnat juba ammu ja mul on väga hea meel, et uus maakonna arengukava räägibki esimest korda Eestis Tallinna linnaregioonist, sest meil on Tallinna linnaregioon nii selle ruumilist planeerimist kui transpordi planeerimist, ühistranspordivõrku. Ei ole mõtet vaadata siin ühe omavalitsuse keskselt, see peab olema nii-öelda terviklik vaade. Loomulikult iga selle nii-öelda asustusüksuse nagu vajadusi silmas pidades, aga tõesti see on suhteliselt jabur, kui mina näiteks seal kuskil Pirita metsas ütlen, et ei, siin ei saa ehitada nii-öelda uut elamupiirkonda, sellepärast et see on linnakeskusest kaugel, ühistranspordiga halvasti ühendatud onju. Ja seal kõrval Viimsi vald seal jagab, ma ei tea, enam ta seda ei tee onju, aga ütleme printsiibis jagab seal nagu, ma ei tea, kümnete kruntide kaupa seal arendamiseks maid laiali, et see on lihtsalt väga nagu ebasüsteemne ja ütleme, et ma olen täiesti nõus, ongi väga nii-öelda Tallinna lähiümbrus on ju arenenud väga paljuski ka selles suunas, mitte siis nagu mujal maailmas, et ehitame rongijaamade ümbrusesse onju, vaid pigem me tegime kunagi sellise nagu skeemi, et näha, et kus on siis need asustustihedused suuremad onju, on tegelikult eelkõige just kohtades, kus meil rongi näiteks ei ole. Et selles mõttes nagu täiesti jabur, aga Tallinn seda ei kontrolli. Aga siin me tõesti ja ka uue siis peaarhitektiga oleme sellest põhjalikult rääkinud, et see, mis me saame teha, on parem koostöö, sellepärast et see on see on hädavajalik, ma arvan, lihtsalt selleks, et see lõpptulemus oleks jälle mõistlikum. Et praeguseks muidugi olukord on muutunud selliseks, me tegime siin ühe uuringu just, aga selleks ei ole ilmtingimata uuringut vaja, et saada aru, et Tallinna lähiümbruses kinnisvara on muutunud või hinnad on tõusnud. Enam ei ole Tallinna lähiümbruses väga palju odavam endale midagi osta kui Tallinnas. Ehk et kättesaadavuse või taskukohasuse küsimus on laiem kui ainult Tallinnas. Et aga seda enam, ma arvan, me peamegi vaatama seda kui regiooni, tõesti vaatama seda, et meil nii-öelda, et me arendaksime, et seal, kus on mõistlik arendada, oleks arendamine võimalikult lihtne. Et ühistransport oleks inimestele võimalikult mugavalt kasutatav, et vähendada kaasnevaid kulusid. Ehk seda, et igaühel ei peaks olema 2 autot, kui ta on otsustanud elada linnasüdamest väljas. Kõik sellised nagu nüansid, mida me tegelikult peame regioonipõhiselt vaatama. Ma ütlen, Madel rääkis pikalt ja põhjalikult selle tausta, aga ma näen siin 2 tasandit, sest see, et kõik teavad, et see on probleem ja ma arvan, et seda teavad tegelikult sisimas need vallad ka. Aga nad vaatavad seda võib-olla natuke teise pilguga. Ja kui küsida, et mis me teha saame, siis number 1 asi on tasand, mida omavalitsus ise ei saa mõjutada, on riiklik tasand. Ja millest meie tunneme puudust ongi tegelikult see, et meil täna ei ole selliseid hoobasid, millega me saame neid mõjutada. Ja see viib meid selle teise punktini, mis on tõesti koostöö. Et Tartu linn on ka ruumiloome osakonna juhataja heal eestvedamisel kõik Tartumaa naaberomavalitsused toonud ühe laua taga kokku ja need regulaarsed kohtumised on, mis on kindlasti hästi vajalik nii selleks, et kui toimiks koostöö, kui ka selleks, et nii-öelda sellist teadlikkust suurendada või meid üldse nagu ühte inforuumi tuua.
aga seal taas, et kuni see on selline vabatahtlik, siis see on hästi inimesepõhine. et kui sa saad mõne inimesega läbi, tema saab probleemist või eesmärgist aru, siis on kõik hästi. kui inimene vahetub, siis hakkab jälle nullist peale ja see ongi see põhjus, miks sellele koostööl oleks hea, kui tal oleks selline nagu mingisugune nagu jõud juures, sest täna on seadusega ette nähtud, et tuleb naaberomavalitsusele arvamuse avaldamiseks neid planeeringuid saata või jagada. aga täpselt sellisega see tasemele ka see piirnebki, et meil ei ole sihukest kohta, kus me seda nagu koos arutaks. ja üks asi on tõesti Maa- ja Ruumiamet ja siis teine selline maagiline asi, mida pikisilmi oodatakse, on uus üleriiklik planeering. ma ise ütlen, et ma ei ole kindel, et me saame sealt kaudu seda hooba, aga ehk siis, et see on jällegi see jäneseurg, mis on hästi-hästi keeruline selles mõttes, et meil on omavalitsused, kellel on vajalik autonoomia, neil on õigus oma maad planeerida sellisel moel, nagu nad tahavad ja kõik omavalitsused ütlevadki, et jah, minu autonoomiat ei tohigi puudutada, aga naabri oma natukene võiks, mina ju võin tema oma nagu, et ehk siis, et see läheb keeruliseks ja kuni seda probleemi ei teadvustata sellisel moel, et see nagu hakkab ka ülevalt alla vastu jooksma, sest täna ta alt üles toimib. mulle tundub, et ta sealt toimib, aga ta jääb mingile tasandile kinni, et siis tuleks ka ülevalt alla vastu. ehk siis, et sellele dialoogile anda natukene suuremat kaalu. ja isegi mina ei räägiks enam, mina ikkagi tahaks konkreetseid reegleid. et see dialoogist siinkohal hoolin kohati vähe. sest et lihtsalt planeerimise vallas mul näiteid pole, aga millega me oleme tegelenud, on just nimelt ühistransport. ja ütleme, et dialoogis oleme jõudnud sinnani, et Viimsi vallaga me nüüd pikendasime bussi number 1A ja laiendasime Pargi-Reisi parklat selleks, et Viimsist oleks võimalik siis bussiga mugavalt saada Tallinna kesklinna. aga mida me ei ole suutnud teha ka koostöös riigiga ja siin see teeb mind väga kurvaks ja mina arvan, et riik võiks siin rohkem pingutada, on see, et panna ühtselt toimima siis liinivõrk ehk alustuseks ära teha ühtne piletisüsteem Harjumaal ehk et Tallinna pilet, et mina tallinlasena selle rohelise kaardiga, mis iganes, saaksime sõita ka siniste bussidega. praegu seda teha ei saa. selles mõttes, et Tallinna linn on valmis ka selle eest maksma sellele ühistranspordikeskusele. aga see kokkulepe, mis meil oli riigiga, et see piletisüsteem tekib suveks, on ju, nüüd tekib. no aga see ei toimi. tähendab, sa võid sellega sõita Tallinnas, aga mitte Harjumaal. jah, aga sul ei ole selles mõttes, et sa pead selle eest sellisel juhul maksma, et meil ei ole seda, et sa saaksid osta pileti, millega ma saaksin sõita Tallinnas ükskõik missuguse liiniga. ja kaart kui selline toimib jah, sellepärast et seda opereerib Redango, on ju. Redango opereerib väga paljudes kohtades, ma arvan, et ma sõidan seal Tartu maakonnas ja Peipsiääre vallas täpselt samamoodi sellega, on ju, just. aga oluline on see, et mul oleks see pilet nii-öelda, et ma saaksin osta Tallinna pileti, millega ma saan siis sõita, sest praegu Tallinn näiteks dubleerib siis neid siniseid bussiliine, mis on linna sees, mis on totaalselt ebamõistlik ja läbirääkimiste tulemusel ei ole me kuskile jõudnud, aga mis tähendab seda, et me ebamõistlikult tegelikult raiskame nii tallinlaste ressurssi, nii siis selle Harjumaa ühistranspordikeskuse ressurssi, tähendab jah, Põhja-Eesti ÜTK. ja see on minu arust et ühesõnaga, et siin oleks väga selgelt vaja seda, et riigi tasandilt tõesti öeldakse, et Harjumaal on oluline või Tallinna nii-öelda linnaregioonis on oluline luua ühtne ühistranspordisüsteem ja seda ma ütlen, et me Tallinnana üksinda ei suuda ära teha. ja aitäh. ja meil on nüüd publikus 2 küsimust ja 3 minutit, et kuidas, palun üks küsimus kõigepealt. ma tahtsin jätkata sama teemat korraks. no vaatame, seal härra ootab pikka aega, las ta ütleb ära. et teil on väga ilus ekraan ja väga ilusad looduslikud lilled siin kõik ja et mõne võib eufooriasse viia kohe, eks ju. aga kahjuks nagu lilled on see omadus, et nad enamus aega nagu ei õitse, eks ju.
et siis võiks tasakaalustada kas nagu teistmoodi pildid panna, näiteks kevadine või sügisene nendest rohealadest ka nagu, eks ju. Ja aga noh, küsimus oleks selline, et väljamaal teatavasti levivad niinimetatud jutumärkides nagu sitika hotellid, eks ju. Nagu selliste rohealadele tehakse nagu mingist kändudest, nagu et sitikas saaksid seal elada, eks ju. Kas Eestis on ka neid juba või on kavas, et nagu vast kõige suuremale nagu putuka armastajale, eks ju? Tartus võib minna, kuidas see Jõeänna park on, mis ta nimi nüüd on? Vabaduse puiestik, pool sellest. Linnasalu. Linnasalu, just. Et seal on kindlasti, seal on lausa kunstiliselt neid organiseeritud, et on ka ilusad, võiks öelda, subjektiivsest vaatenurgast. Ja minu teada on ka Tallinnas päris paljudes kohtades. Ma tean, et oma eelmises elus Inglismaal oli seal teatud arendustes oli lausa ökoloog oli kaasatud ja neid putukahotelle sai pandud sinna-tänna. Selles samas Õismäe Vene Lütseumis, kus plilli korjata, seal on ka putukahotellid näiteks. Ma arvan, et need on laste tehtud ilmselt. Aga seal on ökoloogid muidugi ei ole alati väga positiivsed sel teemal, et ökolõksudest räägitakse ja sellist asjadest, et nad ei ole nii-öelda, tuleb vaadata hoolikalt, kuhu neid panna. Aga kas nende tegemis nagu projektid ja riigi rahad ja kõik nagu, et kas nende hotellide tegemisel nagu on projektid ja riigi rahad ja kõik nagu taga ka või on ainult headega asi? Kelle maa peal ta on, siis see ilmselt selle finantseerib. Vahepeal on ta tõesti sihuke, nagu ma arvan, koolides või lasteaedades samamoodi. Lasteaedades on palju, siis on ta selline nii-öelda laste ja vanemate enda tehtud. Või olen ka näiteks IKEA bussipeatuses olen näinud putukahotelli, see on üsna sürreaalne koht selleks, aga ülend on asfalt ja betoon ümber, aga kuidas need putukad sinna saavad, mul tekkis küsimus. Kuidas te ise suhtute isiklikult nendesse? Üldiselt positiivselt, aga mööndusega. Aga aitäh selle küsimuse eest ja võtame siis viimase, läheme paar minutit üle ja tõmbame selle teema kokku. Tahtsin öelda selle valglinnastumise koha pealt seda, et küsimus on, miks inimesed lähevad üldse linnast välja või kust nad tulevad sinna valglinna alale, kas väljapoolt linna või linna seest. Ja minu hüpotees, ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, on see, et inimesed lähevad linnast välja sellepärast, et linnas ei ole hea elada. Kuskil linna serval või maal on parem elada. Et äkki on küsimus parema linnakeskkonna tekitamises ka, et see aitaks. Aga see võikski jääda meie nii-öelda viimaseks kokkuvõtvaks küsimuseks ja igaüks vastab sellele siis. Mul on väga lihtne vastus, jällegi põhinen uuringutele, et valglinnastumise põhjus on see, et kesklinnas ei ole võimalik väga paljudel endale elamispinda soetada ja see on üks põhjuseid. Ja nõustun sellega, et lahendused on ühistranspordi, parem toimiv ühistransport ja hoonestuse tiheduse suurendamine. Ma arvan, et siin on mõlemat pidi. On inimesed, kes ei taha elada linnas, aga meie saame küsida, et miks nad ei taha, et kas me saame seda muuta. Ja on tõesti need, kes ei jaksa osta. Ma nõustun eelkõnelejatega. Rohkem rohealasid. Aga ma võtan siis paari sõnaga kokku meie tänase vestlusringi ja kui meie algne küsimus oli, et millist väliruumi me oma linnadesse ootame, et siis mulle jäi siit sellest vestlusest mulje, et see pall on eelkõige siis nii-öelda nende inimeste ehk kinnisvara ostjate mõttes nagu klientide väravas, et kes siis. Süüdistame neid, keda siin ei ole. No ma arvan, et kõik on potentsiaalsed kinnisvara ostjad. Et tõsta inimeste teadlikkust, muutused on nagu keerulised tulema, et see on selline pikk töö. Sellest me saame kõik aru, et see, mis on inimesele hea või mis tundub ilus, et see on väga subjektiivne, aga päris suur roll on ikkagi omavalitsustel, kes saavad seda suunata, et milliseid soove siis need kliendid võiksid väljendada, et see ikkagi
kokkuvõttes ma ütleksin, et päris suur roll on omavalitsusel, et kes saab planeeringute ja arengudokumentide kaudu, kasutades teadusuuringuid taustaks, veenmaks inimesi ikkagi siis mõjutada seda protsessi. Ja meil on vaja häid näiteid. Ja pioneerid ja eeskõnelejad. Eeskujusid vaja, keda järgida. Ja sellest tekib soov osta ka ja sel juhul on võib-olla inimesed nõus ka natuke rohkem maksma. Et siit üleskutse, et kui meil on olemas selline ruumivaldkonna Turovski kesagilt võtta, siis palun astuge ette ja võtke see asi vedada. Aitäh kõigile, kes tulid ja aitäh meie panelistidele. Aitäh esinejatele, aitäh kuulajatele. Lõpetan reklaamipausiga. Meil on seal väike kohvilaud, Pauligi poolt on kohvilaua peale pandud, et seal võib siis veel jätkata arutelu edasi ja küsida küsimusi veel, et loodetavasti panelistid kohe ei torma ära. Ja üks pilt ka teist kõigist siin ees. Aitäh ja järgmine arutelu siin laval annab teada, kust tuleb raha aastal 2040. Ootame poole tunni pärast tagasi.